tere hommikust väikesest Tequila linnast. Tequila linna on siis asutatud 1530 umbes ja tema kõrval on siin üks suur vulkaan, kelle nimi on samuti Tequila ja mis muidugi ei ole 200 000 aastat olnud aktiivne. Aga Tequila linna on siis 2 tundi eemal Guadalajara linnast ja on Jalisco osariigis. Ja millest see nimi siis tuli Tequila, see kumb oli siis ennem, kas Tequila jook või Tequila linn? Tequila linn oli ennem või nimi oli ennem, sest vulkaan Tequila tähendabki põlisrahvaste keeles midagi, mis avaneb, midagi, mis teeb puruks, lõikab läbi. Ja sellest tuligi sõnad, on tulnud siin nimi ja sõna Tequila. Poisid siin töötavad, hommikul vara muusika käib, kõik on lõbusad. Täna hommikul on küll natukene tühjus siin, aga muidu paar päeva tagasi oli siin väga palju inimesi. Nii, siin minu kõrval on Jose Cuervo Tequila vabrik ja kus on siis maailma kõige vanem Tequila vabrik, mis veel alles töötab. Nii et kohe vaatame ka täpselt, mis see aastaaeg siin oli. See Jose Cuervo on siis Sousa family perekonna kõrval siis teine kõige suurem tegija siin kandis. Ja siis see on kuskil 1700. aastast, kui see kõik pihta hakkas. Nii, tahtsime natukene rääkida sellest, kuidas vanasti transporteeriti, isegi praegu transporteeritakse tequilat, kuna varguseid on nii palju, siis kui tequila pannakse tünnidesse ja teda ühest kohast teise vedada, siis pannakse sellele veole külge, kas see, et hakkab lõhkema või et on mürk nendes tünnides, et siis on kindlam, et keegi seda kaaperdama ei tule kusagilt. Ja nii seda on veetud sajandeid valemärgi all teistesse kohtadesse. Nii, suur küsimus on kindlasti selles, et mis siis selle soola ja sidruniga on. Laim tegelikult, isegi mitte sidrun. Soola ja sidrunit nad kasutavad, see on traditsioonis ja legendides sees, et natukene soola alguses võtad oma napsu ja siis natukene sidrunit peale. Enamuses on see, et see sidrun ja sool balansseerivad selle alkoholi sul ära kõhus, on kõhus kergem pärast seedil, kõht ei lähe haigeks ja sool siis võtab sellise kibeduse keele pealt ära. Siis on meil olnud küsimusi, kas tequila on arstirohi või mitte. Homopaatia ütleb, et kõik rohud või kõik asjad, mis on tulnud loodusest ja taimedest, puudest, mullast, ükskõik, on arstirohjad. Ja siin on samamoodi legend, et kui hispaanlased siin olid, siis üks Hispaania arst ütles, et tema proovis, et on küll väga hea rohi. Võib juua küll, võtab ära külmetuse ja niisugused väiksemad haigused.